Tere, minu nimi on Heigo. Mina olen Peep. Olen siin mitu kuud vaeva näinud, saime sihukese kihvti ülesande teha Poola teadusmuuseumile siis valmis Hertzi sihuke eksperimentaalkatseseade. Ja võib-olla nüüd räägime natuke lähemalt, mis see katseseades sellest kujutab. Ühesõnaga, kui Maxwell oli oma väljateooria valmis mõelnud, siis Hertz sai ülesandeks siis tõestada ära, et elektromagnetväljad siis on võimelised läbi õhu levima. Ja ehitas siis sihukese katseseadme, et tal oli siis sihuke 6 voldi toitallikas ehk siis akupatarei, mille järgi ta ühendas siis sihukese asja nagu Rühkoffi koil või. Ühesõnaga jah, sihukese kõrgepinge mähise, mis siis, meil on siis tohutult palju keerde. Et tehti siis see 6 voldine pinge siin sihukeseks ligi 30 kilovoldiseks pingeks. Ja siis mähis töötas veel niimoodi, et siin on siis raudsüdamik, mille peal on siis tuhandeid keerde keritud. Ja see muutub siis nii-öelda elektromagnetiks ja ta tõmbab siis sellise klemmi siis siia alla ja sellega ta katkestab tegelikult ära siis elektrilise ahela. Nii et põhimõtteliselt tehakse see alalispinge siis vahelduv pingeks, kõrge pingeks. Siis see kõrge pinge jõuab siis siia nii-öelda sädevahemiku peale. Siin hakkab siis toimuma suhteliselt kõrge sagedusega siis säde. Ja see siis omakorda indutseeris siis siia ühte lühiskeerdu siis niivõrd suure pinge, et siia vahele siis vahemik on siin circa millimeeter umbes, et sinna tekkis siis siuke pisikene säde. Ja kirjanduse andmetel oli siis see säde oli nii väike, see originaalaparaat oli muidugi Hertzil kõvasti suurem, kuulide vahe oli seal mingi circa 3 meetrit võib-olla. Ja see Rühkoffi koil oli ka nagu kõvasti suurem. Tal õnnestus siis circa 30 centimeetri kaugusel saada siis siuke imepisikene säde. Ja sellega ta siis tõestas ära, et siis Maxwelli väljateooria nagu peab praktikas paika. Et nüüd võib-olla seda asja demonstreerida, siis võib selle kokku panna. Et meil on siis siin üks nupp pandud, millega saab siis seadme sisse lülitada ja siin vahel peaks siis nüüd säde tekkima. Nii, palun. Jah. Nüüd peale seda, kui Hertz oli oma töödega valmis saanud ja töö lõppu oli lühikeselt kirjutanud, et see on täiesti kasutu aparaat, mille ta on ehitanud. Kõigest paar aastat hiljem istus siis Google'i Elmo Marconi oma veranda peale, luges erinevaid teoseid, sealhulgas ka Hertzi oma, mis oli siis Hertz kokku kirjutanud. Ning tema arvas, et asi pole sugugi kasutu. Ja siis ta ehitas üsna sarnase aparaadi, tõestamaks, et need signaalid, mis Hertz suutis teatud vahemaa tagant edastada, suudaksid edasi kanda ka kasulikku informatsiooni. Ja et neid on võimalik ka edasi saada kaugemale kui kõigest seal meeter. Ja siis tema esimene saate nägi üsna sarnane välja. Et see on see kõrgepinge mähis, mis siin siis pinget teeb ja siis on spetsiaalne sädevahemik, kus on siis, mille põhimõte seisnes selles, tavaliste traadiotste vahel on sädeme ülelöök on pikk ja suure sisetakistusega. Siis kui see säde tekitada kuulide vahele, siis on see ülelöögi pinge on väga suur, aga sädevahemiku takistus on väga väikene. Ja see aitab siis energiat mitte raisata selle sädeme peale, vaid et see energia läheks elektromagnetilise võnkumise tekitamiseks. Selle jaoks on see sädevahemik siin olemas. Ja siis ta ehitas selle siit niimoodi, et üks ots läks vastu maad ja teine on siis antenn. Antenn nägi siis sihukene metallplaat välja. Ja siis on tal siin oli selline esimene võti, mis siis, kui seda vajutada, tekitab sädet.
nii. Sedasi ta töötas. Ja nüüd, kui vastuvõtjale läks signaal edasi, siis see vastuvõtt toimus siin sedasi, et siin on üks pisike koheereri moodi asi. See asi on siin koheerer. Ja sellele koheerele lastakse peale siis, õieti see koheerer on ühendatud maanduse ja antenni vahele. Ja kui siia tekib kõrgsageduslik pinge siia koheereri peale, siis koheerer hakkab elektrit juhtima. Ja kui ta hakkab elektrit juhtima, siis ta lülitab relee. Relee lülitub sisse ja kell hakkab tööle. Ja kui kell hakkab tööle, siis see põrutab vastu koheererit ja kui see juhtub, siis koheerer läheb jälle muutub kõrgtakistus, ühesõnaga kaotab juhitavuse ja relee lülitub välja ja kell lülitub ka välja. Ehk nii kaua, kuni kõrgsageduslik pinge on koheereril peal, nii kaua kell töötab. See on siis nagu selle põhimõte. Ja siin on siis veel kaks pinget on, üks on kellapinge ja teine on koheereri pinge. Koheereri pinge on madal, kuna ta on väga väikese voolutaluvusega. Aga kell tahab palju suuremat voolu saada, et ta töötaks. Ja seetõttu siis on siia relee vahele pandud, mida võib siis isegi nimetada algeliseks võimenduselemendiks. Aga koheerer iseenesest ei kujuta midagi muud kui kahte elektroodi, mille vahel on metallipuru ja kuhu siis tekib see elektrit juhtiv kanal kõrgsagedusega. Selliselt see asi töötab.